nagu? Liigutate! Kuidas siis läheb sul selle Isabellaga või Mirabellaga või mis ta sul oli? Pane ära küsi. Anna parem mul üks punn suudes, kus sees pidi siuke tunne nagu triikmasinal, mis elusaid süsi täis. Siis särtsus ja aja sauruga. Ei särtsu, ei tuld. Kuule, anna veel üks. Teadsi mida? Silmlab hakkab juba seletama. Ja mõte liikuma. Anna veel üks. Ega see lõuna naise armastus pole naljaasi. Kõrvetab mehe seest ära nagu vana saunaahju. Mida siis kapten ise nüüd arvab ja käseb edasi teha? Mis ma siin ikka käsin, aga seda nüüd küll, et nagu kodu poole võiks purjetama hakata. Asi ju selles, et meil varanud ju küll, et kes tahab, võib Saaremaale ka kohad osta ja sinna elamagi jääda. Aga tead, niisama ka Saaremaal ilus käia. Meitel käivad ikka igasugu Rika linna ja Peterburgi härrad seal ringi vaatamas ja merest sõlistamas. Meitel pidada siuke hea meremuda olema, mis võtab jooksva ära ja rasva vähemaks. Et valetavad ka ilmatama suur vann seda muda täis ja siis ronivad saksad sinna sisse ja pöördavad seal sees juta nagu sea. Ja pärast ronivad jälle välja ja lähevad merre ja sulistama ja uhavad selle muda kõik seljast maha. Aga meite naiste kirjud kuued pidada ka hirmus ilusad olema. Saksad muku käivad ja vahivad neid ja katsuvad kogu aeg pota. Mina olen jälle kuulnud, et nad rohkem katsuvad seda, mis seal kuue all on. Sedasi või? Pole mul olnud aega seda kõike oma silmaga järele vaadata, aga seda nüüd siis küll, et kas me siis põrutame Saaremaale või põruta. Vaata lugu sedasi, et ei, aeg varsti käes ja mind ema kodus ootab. Ja mis sul seal Saaremaal siis ka röövida on? Ei, enam röövida. Meil vara nüüd ju küll, aga kes tahab, võib seal enda kohad osta ja elamagi jääda. Mulla Juhan, sa ei tunne mereröövli hingeelu. Mereröövel ei taha rahulikult elada. Tema tahab just nimelt röövida. Sedasi või? Ega siis võib ju Saaremaal ka röövida, kui teisiti ei saa. Kuressaare Saksu ja Sõrve mõisasid ja... Ja mis sul seal mõisates ka siis röövida on, Ma ei tea. Ma ei ole nagu kunagi midagi röövinud. Aga ükskord viisid Torgu mõisast ära röövlit 2 seakeret ja 1 villase kanga. Kapten on naljamees muidugi, jah. Aga töötööks, nali naljaks. Inimesele on puhkust ka vaja. Me võiksime tõesti teha ühe väikese merereisi kapteni kodusaarele, tema enda juhatusel loomulikult, ja tutvuda sealsete vaatamisväärsustega, tavade ja kommetega. Ja kuidas on seal lood naiste ja viinaga? Saaremaal on kanged naised. Veavad lorumehe ja 7 last. Ja tööjaotus on Saaremaal ka. Naised töötavad, mehed teevad kõik muu. Mida muud need mehed siis teevad? No kõike. 6 aastaks teevad õlut. Kui õlut joovad, teevad laulusid. Kui õlu joodud, laulud lauldud, siis teevad uue õlle. Suvel käivad kalal ka. Pärtlipäeval tapavad härja ja teevad õlut. Ja siis tuleb varsti juba jõulud ja siis on jälle tarvis õlut teha. Nii et see ongi Saaremaa meeste elu ja tegemine. Kuule, aga kas nad viina ka joovad? Ja viina joovad need, kes õlut teha ei viitsi. Kas õlut on laialt saada? Õlut saab igast külast. Iga 2 küla kohal on kõrts. Sealt saab viina. Kuulge, kui niimoodi, siis me arvan, et me võime küll sinna Saaremaale puhkama sõita. Või halaa! Musta enne Mustast ja Ohestare väele! Enne kuulaega nüüd pärra! See on mu kallis must kapten. Kas sa oled väga väsinud? Olen midagi. Sa oled mu tubli poiss. Rööviplaane te siis nüüd peate. Pisikene röövikene küll. Kuningalinna sa siis nüüd mõtled vallutada.
on lugu sedasi, et me enam linnu ei vallutagi, vaid me lähme Saaremaale puhkama. Puhkama? Saaremaale? Saaremaa? Saaremaa on üks maa, mere sees, üks saar, minu kodusaar. Ma olen seal sündinud. Ja, aga Saaremaa on ka suur ja rikas. No, suur on Saaremaa küll. Meil on 30 kihelkonda, 10 mõisa, 2 lossi ja üks suur Kuressaare linn. Aga kuidas rikkusega on? Ei, no ega meil seal suurt vaesust ei ole. Meid elu seisab ikka 2 jala peal. Raimes toetab meid mere poolt, Tuhlis maa poolt ja ümber see elu meil ei kuku. Tulukas või tõrva ja tinalusikaid taevast alla. No mida kirevase pärast sa sinna Saaremaale ometi? Kuidas mida? Ma olen seal sündinud, mu ema elab seal. Olengi liiga pikalt võõrsile jäänud. Pidin ainult Tukholmiks seina jaoks pikati siia käiakivisid tooma. No, pikatised ma sain, käiakive ei olnud. Läksin siis mina ühte kohta, kus pidin neid odavasti saama, aga siis tuli välja, et sealtki see koht oli hoopis kõrts ja sealt see lugu alguse saigi. No see, et ma siia sattusin. Ausõna, mina olen kehvapoolne keskmiku laps, aus tööinimene. Mina ei saa ise ka aru, kuidas ma siia sattusin ja miks mind nüüd mereröövlite kapteniks kutsutakse. Nii, see on urjatu. Nii, sa petad vaest, süütud tütarlast, valelit ja kõlvatun naik. Ja mina arvasin, et olen sattunud suure ja õilsa mereröövli kätte vangi. Ja ta armub minusse ja minust saab mereröövli pealiku naine. Aga see Lontrusi, sigavene pupujuku ütleb, et tema on lihtsalt maamat. See ei olegi mereröövel. Mis sa ikka? Sellised need mehed on. Ega neist ennem õiget meest ei saa, kui naine asja enda kätte ei võta. Just meelt mu armsa memme sõnad, kui ta isa seljast tassides määnid ingli ristetelt koju tõi. Ära ole nii õnne. Ega ma siis meelega, ega ma siis tegelikult niisugune olen. Kasvatuse viga, et ma niisugune olen. Tähendab, ei ole niisugune, nagu ma tegelikult olen. Mina olin vaikne, unistaja tütarlaps. Aga ema tahtis teha mingi tõelist senioritat, kes võtab elult ja meestelt, mis võtta annab. Ema ikka ütles, et mees on lehm, keda õige naine lüpsab ja kelle seljas sõidab kõrgesse seltskonda. Ja sellest ei rääkinud ka üldse. Mida siis teha, kui meest äkitselt armastama hakkab? Vaata, meie Ülaküla Juuli oli ka ju. Oh, ma nii, no ära sellist räägi. Ütle, kas sa armastad mind ka mitte? No, kui seda asja nüüd niimoodi mõtlema hakata, siis eks ta vist ikka sinnapool ole ja... Jeesus Maarja, mida ta nüüd ometi ütles? Tead, see on Saaremaa keeli palav armuavaldus ja käe palumine, nii et tehke nüüd korralik musu ja asi vask. Saluud, saluudo! Elagu Broadbard! Muusikat! Pidage kinni! Mida te ometi teete? Kas niimoodi mängitakse ühte õiget Eesti operetti? Sabella, võta kohe aru pähe. Sina oled vahv, sina oled negatiivne tegelane ja jääd selleks kuni viimase vaatuse lõpuni. Lõpeta kohe see arvumine ja hakka Juhanit põrgutama ja teda suurtele piraaditegudele ahvatlema. Oi, ma ei oska. Ma katsusin nii, nagu ema oli õpetanud, aga siis ma arvasin. Jama! See on kabelimats kogu tükile ja tervele Eesti operetile. Mängi seda osa, mida mina ja sinu ema sulle õpetanud oleme ja ära vaidle. Ma ei vaidlegi. Ma lihtsalt armastan Juanitat ja ei tee talle kunagi midagi pahast. Oo! Kaunis Isabella, alata minu peale. Ära hukuta Eesti operetti. Ole palun negatiivne. Hoia oma armastust pakal. Ei ole ja kõik. Sina käsud oma statiste ja pillimehi. Sa unustad minu päritolu ja temperamendi. Sa unustad, mis on Isabella armastus. Nüüd on minu nõu
asjad need fabulad, vikid ja visad seired on? Joo. Sina oled näidesi tegelane. Näidesi, see on teatritüki. Kirjutanud kirjanik ja lavastanud mina. Kirjanikud ja lavastajad teavad, kuidas mängida tükki nii, et rahval oleks huvitav vaadata. Ja teie näitlejad peate mängima nii, nagu kirjanik kirjutanud ja lavastaja on lavastanud. Aga mis siis saab, kui me ei taha seda tükki niimoodi mängida? See on anarhia. See on katastroof. Sellepärast ma ju nii kardangi, et mis saab, kui minu kangelane ei taha olla pereröövel ja primadonna armu. Ära sina muretse midagi. Tead, mulle tundub, et need niisugused armumised ja muud hingeliigutused on tegelikult elu suures teatris väiksemad asjad, kui meile tundub. Need on pisikesed asjad, mis käivad isiklikkude hingeliigutuste järele. Suured asjad käivad elu iseenda suurte seaduste järele. Nii et kannata. Kõik, mis tulema peab, see tuleb. Elu teatris on hoopis raskem kaasa mängimata olla. Aga jah, mis sul seal tükis siis edasi sama pidi? Noh, mereröövlid purjetavad üksikule saarele, kuhu on peidetud röövitud varandused. Siis aga selgub, et saarel elavad inimsööjad. Hüva. See, mis vahepeal juhtus, polegi oluline. Aga mis juhtub siis? Silmapiirile ilmub sõjalaev, milles on Don Fernando, kes on tulnud oma mõrsjad mereröövlitelt vabastama. No ja, ega siis saatuse ja harmuga teda peidmeest ei pääse. Silmapiiri süüdmeistes laev. Liigub kursiga meie poole. Eks mõelda, et saatuse eest ei pääse. Kuule, sina tõmba nüüd kähku vehkat, siin läheb varsti tuliseks. Mehed, kelle käes on püssikambri võti? Minu käes oli, aga vaata Isabella hakkas ka õutik koristama ja nüüd ei tea, kus ta selle pani. Anna võti harraka või naisterahva kätte hoiule. Mehed, pange 6-tollised pardakahurid valmis. Kulla kapteni abi, 6-tollised käskis tuletõrje kinni valada. Olevat vana tüüpi jäi vastavalt tuleohutuse eeskirjadele. Tuhat kurat, pange 8-tolline siis valmis. Kulla kapteni abi, kast tassis sinna oma pojad. Ajage pojad välja ja otsige välja kõik sõjarriistad, mis kinni tinutatud või luku taga ei ole. Ja kõik, millele saab saatusele vastu hakata. Tead, võidemees on nagu merreahven, ajab võimet turri, neelaku siis kel suu lahti. Kulla kapteni abi, kass ei tule mitte kahurist välja. Veeritage kalaga. Ei tea, mis nad seal paugutavad, meie peale või? Nii, loe nüüd kiirelt meie isa palve ära. Pärast läheb kiitsaks, siis enam ei jõua. Aga kas ma loen edaspidi või tagurpidi? Ah, loe mõlemat pidi. Meie issand, kes sa oled taevas... Mehed, olge valmis! Kohe on nad siin! Mine persse! Mehed, nõugad nuiad valmis! Igaüks võtab kätte kõik, mis saab! Kohe läheb madinaks! Kulla kapteni abi, kass tuli kahurist välja. No tull! Siin sa koer oled. Homme istud sa kõige oma röövlikarjaga türmis ja ülehomme puuakse neid kõiki turuplatsil üles. Juanito! Isabella, Don Fernando! mu kallim mõrsja.